Nii ja tervist jälle kõigile, kes mind nüüd esimest korda siin näevad, siis mina olen Ivo ja siit tuleb üks väike fitnessi video. Fitness on minu väike hobi ka selline ja kuna nüüd on hetkel jaanuarikuu, kui ma seda videot siin filmin, siis ongi selline lugu, et jõusaalides ja spordiklubides on hästi palju uusi nägusid ja eks kas seal siis on need uue aasta lubadused või mis seal ikka on ju, vahet ei ole. 40% nendest inimestest tegelikult on praeguseks juba natuke ära kadunud, et eks ikka jaksab otsa ja ei jõua ju nii pikalt, siin kaos ikka treenid 2 nädalat vast jõuab. Ja ühesõnaga tuli väike nostalgia hetk mul ja hakkasin siin mõtlema, et kuidas mina siis noorena alustasin ja mida ma tegin ja mida ma valesti tegin ja mida ma oleks tahtnud tegelikult teada. Et jah, kui mina alustasin, siis nagu see internetti väga ei olnud, et mul võib-olla 10 sõbrast 2 või 3 oli internet ja ega sealt neid kulturismi asju väga ei osanud uurida ega leida ega jah, nii ta oli, sellised ajad. Ja hakkangi siis esimese asjaga kohe pihta, et panen kohe ausalt lauale, et esiteks ongi see, et jah, kõik meie iidolid ja eeskujud ja kes need staarid siin fitnessis nagu on, et kõik ei ole nagu nii naturaalsed, kui nad väidavad. Et jah, mingi aeg oli see jutt kõigi suust nagu, et nemad ei tarvita mitte midagi ja nemad on naturaalsed ja kõik jutud ja üks selline elav näide on meil selline Ameerika mees nagu Mike O'Hearn vist ja ma panen siia taustale ka sellise väikse pildi siis, kus ta seisab koos Rich Pianaga kõrvuti ja Rich Piana siis, ma ei tea, kes seda meest ei tea, siis see mees pani kõike A-Z-ini välja, kõik mis süstlasse mahtus ja rääkis ausalt oma tsüklitest ja värkidest ja kahjuks seda augu ta viis ka ilmselt kindlasti süda ütles mehel üles. Kahju iseenesest maru siuke äge mees oli minu arvates. Aga nii need kemikalid teevad inimestega lõppkokkuvõttes, kui neid ikka aastaid tarvitada. Ja ühesõnaga see selleks, need 2 meest siis seisavad kõrvuti ilusti ühe pildi peal ja põhimõtteliselt see Mike siis on suht sama suur nagu see Rich Piana ja ütleme, et jah, kuidas ta küll nii suureks sai ja täitsa eluaegne naturaal ja kõik jutud, et jah, keeruline aru saada, aga sellist juttu ta räägib oma mingit fitnessplaane ja asju ja kõike ta müüb ja nii ta on. Ja võtame kiirelt veel ühe naturaalse mehe, Ulysses, et tema nüüd alguse aastatel ka reklaamis ennast siin naturaalse ja puhta mehena. Minu teada Instagramis oli tal veel nimeks oli, et mingi naturaalse kulturismi esindaja või ikoon või midagi sellist ja siis tekkisid sellised pildid internetti, tema mingi võistluspildid, kus siis Ulyssesil oli tissid ees ja siis selle eest hakati talle korralikult igal pool YouTube'is ja igal pool puid alla panema ja siis see naturaalne ikoon või igastahes see minu teada kadus tal sealt Instagramist ära. Aga jah, et kes siis ei tea, siis see on günekomastia, mis trennimeestel enamasti tekib siis, kui nad kemikaale tarvitavad, et oleneb siis geneetikast, et kellel tuleb see kergemini, kellel ei tule üldse, et siin härra Franco Columbol kunagi oli probleem sellega, Ronnie Colemanil kindlasti ja kõigil profikulturistidel tegelikult see väike probleem varem hiljem tekib ja siis see neil ilusti ära opereeritakse ja mingi aeg siis härra Ulyssesil kadusid ka tissid täitsa ära ja nüüd on ta aus ja ilus naturaalne mees edasi, et ei ole tal häda midagi ja kui Eestis peaks kellelgi
dissi probleem olema, siis netist leidsin sellise kliiniku nagu Art ja Kliinik. Ja noh, vaatame, mis nemad siis meile räägivad selle kohta oma koduleheküljel. Nii, ja vaatame siis, miks seda operatsiooni tehakse. Günekomastia ehk mehe rinnanäärme liigne suurenemine on levinud, kuid vähe räägitud nähtus. Termin günekomastia pärineb kreeka keelest ja tähendab tõlkes naise sarnane rind. Ohoo, selle peale poleks küll tulnud, aga jah. Ja selle tekke põhjused on tihti teadmata, kuid põhjusteks võivad olla östrogeeni sisaldavate ravimite tarbimine, mille tõttu on mees- ja naissugu hormoonid tase organismis muutunud ja bla 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 bla. Nii, ja noh, ütleme, et kui ikkagi see rasvaprotsent on nii väga madal, siis see asi enamasti tikib siis täpselt sellest, mis siin nagu räägitud on ju. Ühesõnaga, see on üks igavesti keeruline protsess, mis nende kemikaalidega seal kehas toimub. Aga ütleme nii, et enamusel neist on kõrvalnähud ja väga paljudel neist on selline kõrvalnäht, mis lihtsalt öeldes siis tõstab ka seda naissugu hormooni lõppkokkuvõttes. Ja mida rohkem neid kemikaale tarvitatakse, seda rohkem ta seda teeb ka. Ja väga lihtsalt öeldes see naissugu hormoon meestel need rinnad sinna siis kasvama panebki. Ja mõndadel meestel ongi nii, et hopsti viskab need tissid sinna ette ja ongi jama lugu ja need lihtsalt ei kao sealt ära. Nii, aga noh, jah, nii ta on. Ivo nüüd läks küll teemaga natuke liiga lendu ja liiga palju infot hakkas siia panema ja vabandan, et ei vihka Ivo üldse Kimmi mehi, et kes tarvitavad neid asju, et noh, parem kui alkohol võib-olla ja siis need inimesed, kes purjus peaga siin meil kaaskodanikke tapavad korralikult. Aga jah, lähme edasi teise teema juurde, et see oleks siis see, et ma ei teinud üldse aeroobset trenni ja see on ka väga hea trenn. Hetkel ma teen seda sama palju peaaegu ajaliselt, ei tee ka valetan. Hetkel veel ei tee, suvel ma arvan teen, siis ma tahan vormis olla ilus. Ja noh, see suurendab ka ju kopsumahtu seal ja parandab seda hapniku transporti ja parandab südametööd ja kõik jutud, et noh, rasvaprotsenti viib ilusti alla ju, et noh, need kulturistid ka võistlusperioodil ikka kõvasti panevad seda aeroobset, et kuidas kellelgi geneetika on, et seal ikka tulistatakse mingist 4 kuni, ma ei tea, 8 tunnini nädalas, et jah. Ja alguse aastatel, noh, mina seal tegingi saalis oma 5-minutiste pausidega seda kangi tõstmist ja need treenid venisid seal 2-3,5 tunniseks. No halvemal juhul, kui palju sõpru oli, kes kangi tõstsid ja pauside ajal jutustasid, siis läksid väga pikaks need pausid ja mis seal ikka lasta olla. Ja järgmise asjana, see vist nüüd ongi 3. umbes ja jõuangi sinna pauside juurde, et jah, need pausid tõesti ei pea olema seal 3 minutit, 5 minutit. No, ma ei tea, mõnel tõesti, ma seal saalis vaatan neid uusi tulijaid, vanu olijaid, et mõnel ikka vinivad need mingi 10 minutit ja vaatad ka, et nagu poisid, mis te siia tegema tulite, et mul on 2 harjutust ja mingi 6 seeriat või 8 seeriat juba tehtud, et need on seal ikka kuskil jutustavad. Aga jah, et hetkel mina näiteks treenin seal kuskil minut kuni 1,5 üritan teha pausi, et jah, nii on väga raske teha, süda veel peksata, et vahepeal kui juba peab kangi kätte võtma ja tuld andma, aga ei ole hullu midagi, nii mulle meeldibki. Tegelikult on ägedam, trenn saab mingi tunni või tund 10 minutiga tehtud ja kuradi hea tunne on. Ei pea seal elama. Nii, ja 4. asi oleks siis vist see, et rohkem ei ole alati parem, et ma mäletan jälle noorena, ma olin seal 18, 19, mis iganes, et sain siis sellise asja kätte nagu Flex magasin ja mul oli vist neid, ma ei tea, paar tükki ja seal oli neid reklaame kõvasti, kulturistidest rääkis kõvasti ja mis seal kõige hullem olidki need kulturistide trennikavad ja noh,
Need olid ikka jõhkralt hullud kavad, et mingi 3 tundi tegidki trenni, mingi, ma ei tea, mitu seeriat, mitukümmend seeriat seal tuli ja neid harjutusi oli seal ridamisi ja siis mäletan, mingil hullul vennal oli veel, kahjuks enam nimesid ei mäleta, aga siis oli kõhukava veel, et jah, et mingi 40 korda seda ja 30 korda toda ja 4 siirjat ja nii ja naa ja siis ühesõnaga niimoodi ma treenisingi selle hullu kava järgi, see oligi 6 korda nädalas, iga päev läks mul mingi 6 tundi selle peale, siis ma käisin veel tööl noorena, ei viitsinud kooli minna, vahepeal läksin tööle, hea otsus, sain kiiresti aru, et ei taha neeger olla elu lõpuni kuskil mingit jura vedada laos. Aga ühesõnaga ilmselt see oligi hea, et ma ikkagi lõpuks sain aru, et midagi on ikka väga valesti, et ma pidasin kuskil üle poole aasta niimoodi vastu ja siis ma lihtsalt hakkasin ära kustuma, et olin küll noor ja õll ja väge täis, aga ei jõudnud enam märgata hommikul, toit ei läinud enam alla, söök ei maitsenud enam, mis iganes seal probleemid tervisega, hädad, kõrvapõletik oli mingi jõhker. Ja tuligi lihtsalt lõpuks välja, et esimest korda härra Ivo siis koges sellist asja nagu üks korralik läbipõlemine. Ja lõpuks oligi nii, et ma ikka plaanisin selle ameti maha panna, mis mul oli sellel ajal ja ikka kooli minna, et mingi haridust saada ja vähe parema ja tasuvama töö peale võib-olla jõuda. Ja ühesõnaga põhimõtteliselt oli nii, et ma tulin lõpuks sealt töölt ära, siis ma ei jõudnud enam trenni teha, ma ei jõudnud midagi teha ja siis kõige parem asi, hakkasin sõpradega jooma ja siis oli niimoodi, et ja natuke me seal panime, võib-olla paar päeva, sellel ajal natuke, see oli vähe ja oligi nii, et lõpuks, ma ei tea, ma roomasin kuidagi koju ja magasin lihtsalt 3 päeva jutti, ärkasin ainult selleks, et WC-s käia ja süüa ja keerasin jälle magama tagasi ja niimoodi oligi 6 tundi und umbes, korraks üles ja uudisse tagasi, et see oli ikka korralik läbipõlemine, et nii hullu asja minuga rohkem pole juhtunud, aga jah, selline kogemus mul on olemas. Nii ja viimase asjana olekski võib-olla siis see, et seal alguse aastatel koolis ja kui ma seal töö kõrvalt tegin seda hullu kava ja et ega ma suurt midagi toitumisest ei teadnud, et koolis oli nii, et hommikul sõin mingi putru, 4-viljahelbe puder, vanemad käskisid, muidu olid nahad ja läksin kooli ja oli terve see koolipäev seal, siis kergejõustikutrenn, sealt me viilisime kiirelt ära, läksime ikka jõusaali, tõstsime kangi seal sõbraga ja siis peale trenni alles jõudsin koju, ma ei tea, mingi 7 äkki, 6, 7, 8, oleneb palju tunde oli ja nii ta iga päev kulgeski umbes ja mäletan, keegi andis mulle mingi ajalehe artikli, kas õde mul äkki ja oligi, seal oli siis Ott Kiivikasega intervjuu tehtud ja siis põhimõtteliselt nagu kutt seletas lahti, mida ta nagu sõi ja ma ei tea, ma pidin pikali kukkuma mingi kuradi jumal küll, kas 10 muna päevas ja kus kuttas ikka labida täitega toitu sisse, ma nagu tõesti vahtsin karpammuli, kui ma lugesin seda artiklit ja tegelikult Ott oli üsna hästi lahti seletanud, et miks ta seda kõike sööb, miks nii palju, miks seda valku vaja on ja siis ma hakkasin ise ka nagu rohkem selle kohta uurima ja siis hakkas ikka see internet ka kuskilt tekkima ja sain selle toitumise ka järjest rohkem nagu paremaks, et nii ta ongi. Ja sealt ma nii vahelduva eduga seda trenni olen pannud kuni siiani välja, nüüd viimased aastad on kogu aeg saalis elanud. Vot. Aga see vist olekski siis kõike. Loodan, et teil oli huvitav vaadata. Kui meeldis see video, võib laiki panna, kui meeldinud, dislike on ka seal kuskil. Jah, äkki tahate järgmist videot näha, seal kuskil on subscribe, seal on väike kelluke, paljud ei vajuta seda ja siis küsivad, mis ma su videost ei näe. Kui seda kellukest vajutada, ühesõnaga, siis tuleb teavitus teile. Ja nii ongi.
järgmises videos juba kohtume ja tšau.